Tere! Täna räägime millestki, mis on võib-olla universumi kõige suurem mõistus ja see on teadmus. Mis asi see üldse on, kust see tuleb ja miks see üldse olemas on? Need on küsimused, mis on pead murdma pannud nii teadlasi kui ka filosoofe juba ausalt öeldes sajandeid. Okei, lähme kohe asja juurde. Võtame aluseks filosoofi David Chalmersi tsitaati ja mõtle sellele korraks. Ta ei räägi siin mingist abstraktsest filosoofiast. Ei, ta räägib sinu kogemusest, sellest, mis toimub sinu peas just praegu. Kõik need helid, pillid, tunded, mõtted. Ja see ei ole, mingi suvaline metafoor. See ongi sinu elu kõige kesksem reaalsus. See on see, mis tegelikult annab kõigele tähenduse, eks? Armastusele, kunstile, isegi teadusele endale. Kui seda sisemist kogemust poleks, siis poleks ju millelgi mitte mingit väärtust. Ja siit jõuamegi asja tuumani. Filosoofid kutsuvad seda teadvuse raskeks probleemiks. Küsimus on ju lihtne. Miks me ei ole lihtsalt mingid, bioloogilised robotid, kes töötavad infot, reageerivad asjadele, aga kelle sees on täielik pimedus? Miks see kõik, mis me kogeme, tundub millegi moodi? Miks on üldse tunne? Sellele küsimusel on proovitud leida vastust ja ajalooliselt on olnud 2 peamist lähenemist, aga nagu me kole näeme siis, kumbki neist ei vii tegelikult kuhugi, mõlemad jooksevad ummikusse. Nii, meil on laual 2 vastandlikku ideed. Esiteks, materialism. See ütleb, et teadvus on lihtsalt, ajukeemia produkt. Aga siin on konks. Kuidas saab elutu, mõttetu aine, lihtsalt aatomid, luua subjektiivse kogemuse? See on nagu mustkunst, eks. Lihtsalt pots ja ongi olemas. Ja teine variant on dualism. See ütleb, et vaim ja aine on 2 täiesti erinevat asja. Aga siis tekib kohe teine probleem. Kuidas saab miski mitte füüsiline, nagu vaim, panna liikuma sinu füüsilist kätt? Kuidas nad omavahel suhtlevad? Nii et jah, me olemegi ummikus. Mõlemad need klassikalised vaated jätavad meile ette hiiglaslikud küsimärgid, millele pole vastuseid. Ja just sellepärast, et me oleme siin kinni, ongi hakatud otsima mingit kolmandat, võib-olla natuke radikaalsemat alternatiivi. Aga mis siis, kui me oleme kogu aeg esitanud täiesti vale küsimust? Mis siis, kui aju tegelikult ei loo teadvust? Mis siis, kui teadus on midagi palju fundamentaalsemat? Midagi, mis on universumisse endasse sisse kirjutatud? Ja siit tulebki mängu panpsühhism. See ongi selle idee nimi. See teooria pakub välja, et teadvus või vähemalt mingi selle algine primitiivne vorm ei tekkinud lihtsalt tühja koha pealt. Vastupidi, see on olnud mateeria olemuslik osa, kohe algusest peale. Okei, ja nüüd teeme kohe ühe asja selgeks, et vältida igasuguseid naljakaid arusaamatusi. Panpsühhism ei tähenda, et su kohvitas mõtiskleb elu mõtte üle või et kivid on kurvad. Ei, idee on palju peenem. Mõte on selles, et kõige fundamentaalsematel osakestel, näiteks elektroonidel, on mingi uskumatult lihtne, primitiivne kogemuse alge. Mingi toores tunnetus, kui nii võib öelda. Ma tean, see võib esmapilgult tunduda päris ulmeline. Aga vaatame korraks, miks mõned maailma tippfilosoofid ja isegi teadlased seda ideed täiesti tõsiselt kaaluvad. Põhimõtteliselt on selleks 3 suurt argumenti. Esimene, sa ei saa midagi ei millestki. Teadvus ei saanud lihtsalt tühjast tekkida. See pidi arenema millestki, mis oli juba olemas. Teine argument. Füüsika ütleb meile, mida mateeria teeb, aga ta ei ütle, mis mateeria on. Ja või tulla mateeria sisemine olemuski ongi kogemus. Ja kolmandaks, kuhu sa tõmbad piiri? Inimesel on teadvus, aga šimpansil, koeral, sipelgal, bakteeril, iga piir, mille me tõmbame, tundub täiesti suvaline. See esimene argument, selle võttis tegelikult väga hästi kokku kuulus geneetik Sewall Wright. Tema ütles, et idee, et teadvus tekib mitte teadvusest, on puhas maagia. See on sama hea, kui tõmmata küülikut kübarast. See ei ole teadus. Tema jaoks pidi see teaduse alge olema olemas juba kõige alguses. Aga panpsühhism ei ole mingi imerohi. Sellel on ka oma väga suur probleem ja see ongi tegelikult peamine asi, mille kallal selle teooria pooldajad praegu pead murravad. Seda kutsutakse kombinatsiooni probleemiks. Ja küsimus on selline. Okei, ütleme, et ühel elektronil on pisike teadvuse kübe ja teisel on ka ja kolmandal on ka. Kuidas siis kõik need miljardid ja miljardid teadvuse kübemed sinu ajus kokku saavad, et moodustada see üks ühtne rikkalik kogemus, mis sul praegu on? Kuidas need killud üheks tervikuks saavad? Panpsühhismi pooldajad ei ütle, et see on teooria lõpp. Nad ütlevad, et see ongi see küsimus, mida peab uurima. Ja siin on juba olemas päris põnevaid ideid.
näiteks neuroteadlane Giulio Tononi on loonud integreeritud informatsiooniteooria, mis põhimõtteliselt püüab matemaatiliselt kirjeldada, kuidas informatsioon peab olema süsteemis seotud, et tekiks ühtne teadus. Nii et see on aktiivne teadustöö. Okei, aga miks me sellest üldse räägime? Mis vahet sel on? Tegelikult on vahe tohutu, sest kui panpsühhismil on vähegi tõepõhi all, siis see muudab absoluutselt kõike. Meie arusaama universumist ja meie enda kohast siin sees. See tähendaks, et me ei ela mingis külmas, surnud ja mõttetus universumis, kus aatomid lihtsalt tuimalt ringi põrkuvad. Vastupidi, me oleksime osa kosmosest, mis on oma kõige sügavamas olemuses kogemuslik, mingis mõttes elus. Ja see muutaks ka meie suhet loodusega, eks. Me ei oleks enam lihtsalt elutest asjade valitsejad. Me oleksime sugulased millegi tohutu ja tundlikuga. Ja ma jätangi teid selle mõttega. Mõelge sellele, mis siis, kui see sinu sisemaailm, see film su peas, ei ole mingi evolutsiooniline veidrus, mingi juhuslik anomaalia. Mis siis, kui see on hoopis väike aken reaalsuse enda kõige sügavamas olemusse? See tähendaks, et me pole lihtsalt targad ahvid siin ühel kivikeral, me oleme lahutamatu osa teadlikust universumist. Universumist, mis on võib-olla meie kaudu iseennast avastamas.